Tere, mina olen Kätlin Mägi, Viljandi Kultuuriakadeemia pärimusmuusika õppejõud ja tutvustan teile täna parmupilli. See väike pill tundub olevat veider pill oma heli poolest ja arvatakse olevat ka, et see on rohkem selline naljapill ja lastepill, sest tõesti, kui ma selle juba helisema tõmban ja natuke suukoobast muudan, näiteks niimoodi oi, siis võib ju arvata, et ega ta üks õige pill ei ole. Aga vanasti, õnneks, on teateid, et see pill on olnud täitsa tantsuks mängimise pill ja seda võimalik, järelikult ka meloodiat on sellega võimalik mängida. Kui nüüd ajas tagasi minna, siis vanad parmupillimängijad olid sellised, et vana mees tuli küla kiigeplatsile, võttis parmupilli taskust välja, hakkas mängima ja kogu külarahvas hakkas tantsima. Et ta oli täpselt samaväärne pill teiste samaaegsete pillide kõrval. Ja siis väike trikk võib-olla ongi see, et kuidas selle pilliga siis meloodiat tekitada. Ei ole näha inimese sõrmi, mis liiguvad, ei ole näha mitte midagi, sest see meloodia tekib inimese kurgus, inimese peas. Öeldakse, et mida tühjem pea, seda paremini heliseb ka. Kui mina nüüd näitan, kuidas meloodia tekib, siis te ei saa mitte midagi aru. Selleks, et teada saada, selleks tuleb juba rohkem võib-olla parmupilli kursustele tulla Viljandi Kultuuriakadeemiasse. Kui mina näitan teile selle pilli meloodia mängimise võimalusi, siis teie tegelikult seda otseselt jälle ei näe, aga kuulete. Ma mängin ühe tuttava meloodia ka. Just, see lugu kõlaski. Nüüd vanasti see pill Eesti aladel ongi olnud selline metallist ja sellel pillil on raam ja keel. Kui teistel pillidel on kõlakastiks, on selline puidust ehitis, näiteks klaveril on hoopis suur kõlakast või kitarril on kõlakast, siis parmupilli kõlakastiks ongi inimese keha, inimese pea ja nii ta heliseb, sest kui ma tõmban lihtsalt näppude vahel, ta on lihtsalt plönn, plönn, plönn. Ja miks ta on parmupill? Natuke meenutab ju parmu häält. Just. Nüüd selle pilliga saab igasugu trikke ka teha. Noh, näiteks ma ütlen taga-taga-ta, siis on nii. Ja siis puu nii. Siis näiteks teen la-la-la-la-la. Aga need trikid ei kuulunud küll vanarahva traditsiooni. Vähemastigi ei ole neid salvestatud ja teada, et üks vana mees tuli külapeole, hakkas tegema oi. Mängin teile parmupillil ühe loo, võib-olla isegi mitu lugu. Ma teengi nii, et mängin natuke trikke ette ja siis võtan need vanad parmupillilood ette ja vaatan, mis siit kupatusest välja tuleb.
ei